Et ühesõnaga see teadlik seksuaalsus annab siis põhimõtteliselt lihtsalt praktilised nõuanded, kuidas see energia, mis sul siin on, tõmmata seda ülesse poole oma kehasse, omale pähe, ükskõik kuhu, mille tulemus on see, et sa oled justkui nagu mingi aurulaev, kus kogu aeg viskatakse kütet alla, on ju, aga see katel nagu ei plahvata, vaid sa õpid nii-öelda sealt katlast auru välja laskma ülesse. Ja see tulemus on see, et pärast seksi sa teed pool tundi jõutrenni. See on ebanormaalne, on ju. Mees pärast seda, kui ta 2 tundi seksib, läheb ta jooksma, mis asja. Või läheb mingi, mul tuli praegu hästi hea mõte, ma lähen kirjutan raamatut edasi. No kuule, ei ole, on ju. Nii et põhimõtteliselt siis need praktikad, mida ma siis seal õppisin, õpetavad meestele, kuidas siis eristada orgasmi ja seemnepurset ja siis ma ei ütleks, et ta nüüd kunagi enam seda seemnepurset ei saa või kaotab üldse võime seda saada, aga teeb seda lihtsalt harvemini. Ja harvemini on siis nii, et võib-olla alguses siis korra nädalas, hiljem, kui ta saab aru, et need on muidugi siuksed, teadust on ka siin väga palju taga, et umbes kuskil 5 päeva pärast, 3-5 päeva pärast peale pauku nii-öelda hakkab mehe testosteroon tõusma ja tõuseb kuni 3 nädalat. Nii et mees on oma peak performances umbes 3 nädalat pärast viimast seemnepurset, kui me räägime testosteroonist ja siuksest vitaalsuse kohast. Ja sellepärast sellest ei ole palju ka räägitud, aga paljudel praegu on jalgpalluritel, tõstjatel, paljudel lepingutes sees kirjas see, et ei tohi vähemalt 3 nädalat paugutada. See ongi see 3 nädalat on see threshold. Ma olen kuulnud, et mingi ala 5 päeva enne võistlusi ja mingid siuksed. Ja see on piigib ta kuskil, sest ta hakkab 5 päeva jooksul ta enam-vähem taastub, siis ta hakkab nagu nüüd vaikselt tõusma, aga see tõus ei ole nüüd enam järsult, on ju, kuni 3 nädalani ta nagu tõuseb ja siis mees on oma siukses täisvormis, on ju. Ja see ongi siukene, ma arvan, et siukene mehe, siukene võib-olla keskmise mehe siukene normaalne viis, kui tihti ta võiks seda teha, ongi umbes 3 nädalat. Tundub ka ajuvaba on ju alguses, kui sa oled harjunud ikkagi peale igat seksmis nii-öelda seda energiat siis välja laskma, siis ma arvan, et iga mees võib jõuda sinna kohta, mis selle tulemus ongi see, et energiat jääb nii palju alles. Kuna seda energiat ei kaota, on ju, see kuskile ei plahvata, siis see energia jääb sulle alles. Mina ärkasin seda alguses, et ma hakkasin varem ärkama lambist. Ja tund aega varem lihtsalt läheb uni ära ja vajad vähem und, on ju. Nii et kõikidele meestele, kes mõtlevad, et kuule, et tore oleks, kui oleks rohkem energiat, tore oleks, kui ma oleks vitaalsem, tore oleks, kui ma saaks seda kasutada nagu erinevatel viisidel, siis tegelikult ega mingit muud energiat ei olegi kui see sama seksuaalenergia, mis meie siit all koguneb ja see on eluenergia, see on see chi või prana või mida iganes on ju. Ja kui me vaatame neid tantristlikke, taoistlikke õpetusi, siis see on mehe jaoks kõige suurem energiakulu. Lihtsalt ütleks seda, et selleks, et see spermatoote läheb kogu kaadervärk nagu lased selle nii-öelda paagi tühjaks, on ju, siis kogu energia läheb sinna ja hakkab seda tootma. Ja tundub küll, et kuna me oleme seda harjunud tegema, et see on nagu just mingi lõputu protsess, aga selle protsessi nagu tegemiseks ta võtab mujalt energiat ära. Samal ajal just kui muu läheb nagu pausi peale.